Meil nüüd natukene aega ütleme, et siis oleme seal Keila keskel, jah? Jah, teate seal kiriku juures. Kiriku juures? Ei tea, mis maksab see koer, kes aknal passib. Keilas ja Tallinnas koertaga äri ajavat Kaja polnud kerge tabada. See nõudis kõige ehtsamat detektiivitööd ja kavalust. Praegu lähebki Pärnulanna Siiri koos oma ema Üllega nii-öelda kutsikat ostma. Siis tuli uus kuulutus, aga teise telefoninumbriga. Ja ma mõtlesin, ma teen ka kõne, et ma tahaks ka kutsikat osta ja nii me need asjad siin kokku leppisimegi. Ja tulite siia täpselt sama naine, jah? No nii ütles tütar, et täpselt sama naine on. Ta nagu ütles, et auto oli punast värvi ja... Kogu jant hakkas pihta nädalapäevad tagasi. Siiri tahtis koera. Ta leidiski sobiva kutsika soov.ee lemmiklooma rubriigist. Mees küsis mu käest, kas ma tahan koera. Ma ütlesin, et jah, vaatasime, seal oli Polomka kutsikas müügil, siis uurisime internetis, et ta on niisugust väikest kasvu pisikene, et me oleme nõus. Helistasime, küsis 150 €. Ja siis mõtlesime, et äkki võib-olla teeme kuidagi vaheldamise, et maksame pool praegu, pool pärast. Ja ta ei olnud nõus. Siis jäi kaup katki ja helistas tagasi 5 minuti pärast 100 €. Ja tulime järgi Keilasse. Savali puutab sõbralik ta pilk. Koeraärikas Kaja oma elamisse pärnakaid päris ei lasknud. Kohtuti kohalikus Keila Statoili tanklas. Pärnu kodus jäi aga vast ostetud koera hakatis aina nõrgemaks ja nõrgemaks. Ta hakkas oksendama ja kõht oli tal muidugi varem lahti juba. Ja siis uurisin veterinaarist sealt ja öeldi, et tule esmaspäeval läbi, et äkki on midagi vaja. Mingid ained, ta ei tahtnud üldse süüa, aga esmaspäeva hommikul oli ta juba nii nõrk, et ma helistasin päris vara hommikul, helistasin Kennosse ja seal... Räägi, ära põe. Siin ei ole midagi hullu. Läksid Kennokliinikusse ja mis siis toimus? Sinna ma ajasin inimese 7:30 hommikul ülesse ja ma ei jõudnud selles mõttes, et kui inimene tuli juba, siis loom tegi viimaseid hingetõmbeid minu süles. Ja suri arsti juures ära, jah? Ei, ta suri minu süles ära. Kingiks tütarlaps mult koera sai. Koer on puhas tõugu hästi pai. Siiri otsis nüüd koeramüüja Kajaga kontakti, kuid mobiilinumbrilt 53503 709 enam ei vastatud. Seepeale pöördus noor naine soov.ee toimetuse poole. Sealt öeldi, et samalt IP-aadressilt on avaldatud erinevate e-mailide ja telefoninumbritega ligi 100 koerte müügikuulutust. Pakutud on nii takse, chihuahuasid, polonkasid, retriivereid ja ka teisi. Soov.ee blokeeris kasutaja ära ja rohkem see koeraärikas enam lemmikute kuulutusi avaldada ei saa. Aga nüüd astume mängu ka meie ja kuulame, mida sel legendaarsel kutsikate müüjal proua Kajal öelda on. Tere jõudu, proua! Ei. Räägime natuke juttu, räägime kutsikaärist. Kui palju teil neid kutsikaid on siis? Me ei kommenteeri. No kuidas te ei kommenteeri, te müüte ju koeri, mis kohe ära surevad. Räägime, proua. Palun, jätke meid rahule. Palun, siin on ka teine omanik, see koer on surnud ja täpselt sama, teie kuulutused. Mis te koostate selle peale? Teiste kuuldes Kaja keeldub rääkimast. Reporterile on ta siiski nõus oma äri tagamaid veidikene paljastama. Ma ei tee sihilikult paha, täitsa ausalt. Ja see on ainuke võimalus, ma ei saa nende sotsiaaltoetust. Ma räägin ainult, mina üksi pean neid 2 pubekat noormest, kes kasvavad 10 senti või rohkem aastas. Aga miks te neid ära ei vaktsineeri? Ma olen ka vaktsineerinud, aga siis ega ei tööta, siis jääb sellepärast, et oma kasu jääb vahelt väga väikseks. Seda küll, aga ma räägin... Selleks, et ütleme, et kui ma ise ostan siin 30, 40, 50 sisse, eks ole. Koerad? Ja kui ma veel vaktsineerin, vahel saab ka tasuta, et võtab piitšokolaadi. Aga siis te ostate nad kuskilt mujalt ja nagu ise ei paljunda neid või? No oma koera jah, paljundan ise. Aga krantsid loomulikult ma ostan. Kajal on aga sõpru, kes teda tulihingeliselt kaitsevad. Nii näiteks kirjutas reporterile 62-aastane Riina Kivaste Mulgimaalt pika kirja. Kahjuks paistab, et lugu, mida tahad eetrisse anda, on juba algusest peale fabritseeritud. Kahjuks on nõnda, et tihtipeale inimesed, kes ise oma eluga hakkama ei saa, hakkavad kadeduses tublimate vastu lausrõvedusi tegema. Nüüd see viha objektiks paistavad tal olema kutsikate kasvatajad ja edasimüüjad.
Kajal ei ole kodus mingit suurt koerafarmi, selleks on ta majake liiga väike. Ta oma labrador toob 2 pesakonda aastas. Peale selle võtab ta kutsikaid edasi müümiseks. Paljud tädikesed, kes koeri kasvatavad, ei valda eriti internetiga suhtlemist ja Kaja teeb lihtsalt selle nii-öelda vahetöö nende eest ära. Riina Kivaste imestab oma kirjas veel, kuidas sai täiesti lõbus ja tervisest pakatav kutsikas üleöö haigestuda. Naine pakub välja, et koer pidi uude koju jõudes kohe rotimürgi juurde sattuma. Teise variandina kahtlustab Riina Kivaste, et kutsikas vaibale loigu võinud teha ja pidurdamatu psühhopaat, kelleks Riina siirit peab, virutanud talle jalaga kõhtu. Kolmanda variandina pakub Riina Kivaste, et kutsikas polegi surnud, vaid on elus ja terve, kõik olevat siiri kius. Ta on haige juba varem. Ta on juba selle viiruse katmas. See, mis lõpus toimub, see oli finaal. No, see oli finaal. Sest kui kutsikas kakab verd ja oksendab verd, kuulge sõbrakesed, see ei ole meie teema enam. Teate, mul ei ole kavas ka teile halba teha, täitsa tõsiselt kohe. Hästi halb on seda kuulda ausalt öelda. Väga halb on tõesti, kui on selliseid inimesi, nagu olete teie. Koer truu on ja mõndagi ta mõistab. Väike Polonka on siiski surnud, mis surnud. Ja lebab ka täna veel Pärnu Kenno loomakliiniku külmikus. See on fakt. Proua Kaja tagastas siirile 100 eurot. Lisaks hüvitas taga Pärnu ja Keila vahel sõelumisele kulunud kütuse maksumuse. Et miks te muudate oma numbreid, kui te olete aus müüa? Teige selgeks mulle see. Mis on see põhjus? Kas teil on iga kutsika tarbeks on oma number? Võtate uue kaardi ja läheb edasi, aga mida te kardate siis? Miks te vahetate neid kontosid, nimesid, telefoninumbreid, kui midagi karta ei ole? Teil on kodus 8 tervet koera. Nüüd te võtate 50 euriga mingi peni sisse, kellel on viirus mingi joodike käest. Te tapate kõik need 8 ära. Ei, ma ei tapa. Mul on eraldi. Ma olen ostnud need transport. Mitte, need toapuurid nagu on. Viirus läheb nalja teed. Me võime kohe praegu minna, kõik on ette valmistamata, kõik on täpselt nii nagu on, saate aru. Jumalast piinlik, ma ei tea, kui te tahate tulla mulle vaatama. Ma võiks praegu siuke loll küsimus. On teil 40 euro, et ma saan talle ära maksta, ma maksan teil tagasi. Olgu see lugu aga teistele õpetuseks. Odavate ja ilma paberiteta tõuloomade ostmine on seotud alati riskiga. Koeramüüjatest, kes ei tea kutsikate vanematest ööd ega mütsi ning kes püüavad kaupa kuskil nurga taga teha, on kasulik kiiresti eemale hoida. Ka odav hind on märk kahtlasest ärist. Loomulikult ei saa aga teid keegi keelata vaktsineerimata ehk niinimetatud säästuloomi soetamast. Kui aga lüpsta saate, siis tuleb süüdistada ka iseennast. Ta endal ostaks, kui